Shalom, shalom. Tänane pühapäeva pühitsus on natukene hilja minu jaoks, aga näeb see, kes näeb, siis kui vaja on, siis näeb. et täna me käisime piiri peal, mis oli ootamatu minek. Käisime Panama piiri peal, et saaks oma viisat pikendada ja seal on ka need odavamad kohad, kus süüa ja igast asju osta ja ostsin edamjuustu. Njam. Jah, seda siin ei saa iga päev. Siin ei ole sükest juustu. Aga anyway, me oleme siin tänulikkuse teemal. Ja ma just mõtlesin selle peale, kuidas ma olen. Et nagu vahel on, ma ei tea, kuidas sul on, aga minul on vahel on selline tunne, et on ju, et ikka ei ole veel seal, kus tahaks, et mis ma siis valesti teen ja kõik see. Ja praegu ma just, mul nagu oli see epiphany, inglise keeles vist on nagu, et pirn läks põlema, et vaata Piret, kust kohast sa alustasid. No või alustasid, ütleme, alustasin sünnist ja siis mul oli päris hea, aga kui ma Belize'is elasin, see oli ju siis, kui ma tõmbasin ennast kodumaast lahti, ütlesin, mina tahan sooja suve, maksu, mis maksab. Ja siis see oli ju täiesti, ma elasin ju 3,5 aastat põhimõtteliselt ilma elektrita, ilma sooja veeta, ilma pesumasinata, ilma isegi mitte gaasi või elektripliidita, ilma elektrita täielikult, nii et tegime süüa, tegime Firehard, selle, tulega pliidiga, alati, paar korda oli tulekahju. Aga nagu ei olnud sooja vett ega midagi, millega nagu duši all käia, on ju, või kraanis, nagu, vaata, kus sa nüüd oled, Piret. Sa käid autoga piiri peal, oma partneriga on ju, sul on partner, kellel on auto, sa oled, te ööbite nendes, meie nagu, et me ööbime korterites ja majades, kui me oleme kuskil käime, on ju, kui me just ei vali telkida. Et vaata, kus sa oled, sul on gaasipliit, sul on pesumasin, sul on nagu nii palju, sul on külm, sul on 2 külmkappi juba nagu, ja vaata nagu, kust kohast sa jõudsid siia. Et mis asja sa ütled, et sa nagu midagi pole loonud või et nagu ei ole veel seal, kus sa oled. Vaata, kui palju sa oled juba tulnud. Et nagu, tõesti, see tänulikkuse, ma ei taha öelda väljakutse, see on nagu energia või nagu siuke nagu projekt, siis ütleme projekt, mulle meeldib see sõna projekt. Et see on tõesti nagu nii palju hakanud mu elus praegu muutma. Et ma nagu enne ma jagasin ka, ma ei tea, kes on näinud, kes nägi seda video, kus ma jagasin sellest, et mul oli siin ühe inimesega siin kohalikus kogukonnas, kus ma olen turul, käin müümas, on minu kogukond. Ja oli nagu üks nagu asi ühe inimesega ja me ei rääkinud oma vahel. Ja siis nüüd peale seda, kui ma tegin seda suhtemaagia harjutust temaga, selle inimesega. Järgmine kord me mõlemad turu peal vaatasime üksteisele otsa, naeratasime, ütlesime hi, et nagu tere. Et nagu vau. Ja see ei ole ainuke asi, et nagu nii palju on, järjest rohkem ma vaatan, ma saan, nagu minuni jõuab selline info, mis on mulle nagu, see on hea mõte, et nagu, ja tõesti, ja kinnitavad asjad ja täna ilusti turu pealt nagu läks ka, nagu me juba teadlikud, mõlemad me otsime hästi head energiat ja ma ütlesin ka, mul on nii tänulik, et kõik läheb hästi. Oi, tšau, mul on vaataja ka. Ja lihtsalt, see on lihtsalt, ma siin räägin, kui oluline, et ma otsin oma kommiraamatu üles, küsi üks number. Mul on muide ka ingliskeelseid komme, ma isegi kusjuures mõtlesin ühe ingliskeelse kommi peal, just ma pean minema kotti, sest me just jõudsime tagasi piiri pealt. Ei ole mitte midagi valmis, mõtlesin, eksprompt tulen ikkagi, teen laivi ära. Siis kes näeb, see näeb. Nii, kommiraamat kaasas. Ma tegelikult tahtsin ühte ingliskeelset kommi tegelikult jagada. See oligi see, et sellest tegelikult hakkas mul kogu see tänane mõte pihta. Mul on üks nendest kommidest, et ma ei tea, kas see oli täpselt nii sõnastatud, aga tihti peale me nagu, ütleme nii, me ei näe
millegi väärtust enne, kui me oleme selle kaotanud, millegi või jällegi, eks ole, et nagu, et see ongi see, et nagu, kui me valime olla tänulikud ja väärtustada seda, mis meie ümber praegu on ja kes meie ümber on, nagu praegu iga hetk, nagu need inimesed, kes meie ümber on, need asjad, nagu ongi asjad, noh, mul on külmkapid, on ju, mul on arvuti, mul on laptop ongi arvuti, see tablet, mul on telefon, on ju, mul on internet, nagu kui me oleme kõikide nende asjade ees, mis on praegu nagu võib-olla oleme iseenesest mõistetavalt võtnud, kui me hakkame olema nende ees tänulikud, siis meil tuleb järjest rohkem neid asju, tuleb meie ellu, nagu tulebki päriselt ka, aga meil on vaja nagu jääda sellele lainele ja sellepärast mul ongi tänulikkuse projekt praegu käsil, sest kui mina tahan teha, siis ma pean nagu panema endale mingisugune peab olema siuke nagu noh, et mitte lihtsalt, et ei sõltu sellest, et mina tean ja ma seda teen, siis ma unustan ära. Aga mul peab olema midagi, kus ma nagu olen nagu kogu aeg tuletan endale meelde ja see, et ma neid videosid teen, see aitab mul endal püsida sellel lainel. Nii et kui see nagu sulle ka panustab, siis mis nüüd veel võimalik on, eks ole. Nii, küsi nüüd üks number 1-64-ni. Ja ma loen kõigepealt, ma ütlen kõigepealt, ma loen selle viimane turg reedel. Ma olen rääkinud, ma ei tea, kas ma olen rääkinud, siin Costa Ricas elab jõuluvana ja ta ongi päriselt jõuluvana, ta on professionaalne jõuluvana, tal on isegi see kelgu juhiluba ja ta on nagu tõsiselt, ta ongi nagu jõuluvana ja ta on, ei ole mitte ainult välimuselt, ka iga sisemiselt on ta jõuluvana ja ta on tõsiselt armastav, ta ütleb, ta mäletab lapsi, kes nagu aastasse tulevad temaga pilti tegema, kokku saama. Ja et see on nagu tõsiselt äge, kuidas ta ja ühesõnaga viimasel turul nüüd. Meil oli jälle, saime kokku, rääkisime, ta ostis minult mahlasid ja ingverišotti ja siis läheb ära, ja ma loodan, et ma siin ei sahista väga mikrofoniga. Ja siis mina vastan, oi, mul tema see veepudel ei maha aga ta tuli ise tagasi, sest tal tuli meelde, et tal oli veepudel maas ja siis ta ütles, et ta tuli selle pärast tegelikult tagasi, ta tahtis minuga jagada seda, et kuidas ta nagu istus autosse ja läks naeratusega, otsis oma naist ja siis oma naise onu tütar või keegi on siin külas ja otsis nagu parkimiskohta, ei leidnud, aga siis läks nagu ühes suunas, siis pööras ringi, tuli tagasi ja kohe naks ta oli parkimiskoht seal nagu kõige panemas kohas. Ta ütles, et ma tahan seda nüüd kohe, tuli tahtmine sinuga jagada ja tuli siis turule tagasi ja ta andis mulle sellise kommi, emotsionaalse kommi. Oota, ma pööran teistpidi. Ja ta kirjutas selle kogemata sorry, teistpidi, nii et see on nagu siin eestikeelse otsas, siis tegelikult või ingliskeelsed on mul sedapidi. Nii, good things happen more often when you are smiling. Ja Santa Claus, kus juures tema perekonna nimi on ka Klaus, et see on nagu ta siis, et ta ongi päris jõuluvana. Ja et tõesti, et nagu good things happen more often when you are smiling, et nagu eesti keeles siis head asjad juhtuvad tihedamini, kui me naeratame ja nagu lihtsalt imeline. Seda ma tahtsingi öelda, et tunneme ka tänulikkust. Tuletame endale meelde tänulikud olla selle eest, mis meil juba on. Ja ka selle eest, mis me välja anname, mis meil kohe tagasi tuleb. Ja siis võime veel seda mitmekordistada ka. Kes see ütles? Lenka, ma olen Lenka Lutovskaja videosid viimasel vaadanud ka. Tema räägib hästi palju loomisest ja just nagu jõukuse loomisest. Ja siis ta ütleb ka, et ta isegi tegi niimoodi, et ta kirjutas iga rahasumma, mis ta välja andis, ta tegi 2 tulpa, ühel pani selle, mis ta välja andis ja siis teise tulpa kirjutas 10-kordselt see summa tuleb mulle sisse, et nagu ja siis, kui ma tulen tagasi nüüd selle Rhonda Byrne'i tänulikkuse teema juurde, siis tema kirjutab selles oma teises raamatus, selles järgmises raamatus, praegu kõige uuemas raamatus 21 päeva külluse neid habits häid nii-öelda mustri, häid asju, mida teha.
ei tule praegu meelde sõna. Ja seal ta ju ütleb ka, et nagu, et teha erinevaid on ju raha väljaandmisse harjutusi, et üks on näiteks see, et sa võtad nagu, kirjutad omale 100 000 eurot ja siis hakkad andma seda nii paljudele inimestele, kui meeldib, nagu kui suudad, ja nagu kirjuta välja, et mille eest sa neile selle annad ja kuidas sa neile tänulik oled ja kõik sellised asi, sest mida rohkem me tunneme neid, nagu päriselt tunneme seda tunnet selle kogemusega seoses, mida me teeme ja mida rohkem me välja anname, seda rohkem saab meile sisse tulla, sest kui me anname välja limiteeritud vaatepunktist, et meil on ainult see üks kook ja kui me selle välja anname, siis meile jääb vähem, aga selle asemel vaadata hoopis sellest vaatepunktist, mis on nagu laieneb, kui me anname välja, siis saab rohkem juurde luua. Et näiteks on veel üks harjutus, mida ma veel ei ole teinud, kusjuures ma panin omale isegi kirja, et mine tee turu peal seda harjutust. Kui sa oled rahvarohkes kohas linnas kuskil, kus on selline tänav, kus on hästi palju inimesi, kujuta ette, kuidas sa annad raha ära. Võid näiteks kujutada, ma ei tea, 100 eurostega või mis iganes, nagu, mis summa nagu sa tahad, et sul nagu, mismoodi sa tahaksid raha anda. Ja lihtsalt anna, vaata inimestele otsa ja kujuta ette, et sa annad neile selle raha. Ja siis mis tunne sul sellega seoses nagu, sul on nagu patakas neid 100 eurosid või 50 või mis iganes see on, millega sa tahad teha. Ja sa kõnnid mööda seda tänavat ja reaalselt sa kõnnid mööda seda tänavat ja mõtled. Noh, sa ei pea ekstra minema selle jaoks, aga võid muidugi. Aga see on nagu umbes nii, kui sa lähed kuskile juba teel tööle, ma ei tea, teel kooli, eks ole, et kui sa lähed läbi selle, ükskõik kus on palju inimesi, lihtsalt kujuta ette, kuidas sa annad neile kõigile raha. Et see on lihtsalt, mina olen aru saanud, andmisrõõm on nii suur, mulle nii meeldib, kui ma kellelegi midagi anda ja siis nendel nagu on see, nagu, mul isegi see, ma tõsiselt nagu treenin inimesi vastu võtma siin turu peal, et ma nagu, vahel ma annan neile on ju tasuta oma mahla ja mul neil on nagu, see on liiga palju ja siis noh, ma tunnen selle ära iseendas ka, et ma teen seda ka. Nüüd on mul vaja midagi sulle vastu anda. On ju, meil tekib see tunne. Mäletate, me rääkisime selle Tiili videoga, vastuvõtmise video, mis ta oli, kus meil on see, nagu me tunneme kohustust ja me peame vastu andma. Et tõesti nagu hakata harjutama seda, et me võtame vastu niimoodi, et me ei tunne süüd selles, vaid me võtame vastu tõesti nagu selles momendis lihtsalt võttes vastu. Et nagu mitte ei tunne kohustust, et nüüd peame vastu andma. On ju, et me peame midagi vastu andma. Või et me ei ole ära teeninud, eks ole. See ongi see, me ei ole ära teeninud. See on nii tugev, see ära teenimise teema. Et tõesti harjutada vastuvõtmist. Ja seda saab siis teha näiteks selle harjutusega, eks ole, et sa annad oma raha ära, mis iganes, kui sa annad raha kuskile, sa näiteks maksad mingeid arveid ja värke, siis selle asemel, et vaadata seda, kui maksad mingi kellelegi asutusele, saad nagu mõelda, et ma annetan selle mingisuguseks nagu väga heaks, sest noh, need inimesed tegelikult, kes selle raha kasutavad, neil kõigil on ju oma pere, nad nagu, neil on oma elu, nad peavad ise endast hoolitsema, et nagu selles suhtes on küll tõesti täitsa võimalik seda kujutada ette, et isegi kui sa maksad makse, et sa tegelikult annetad selle raha. Ja siis samal ajal võid teha erinevatel aegadel, et nagu siis, kui annad on ju raha ära, mis iganes makse sa maksad, paned bensiini, paned autosse, näe seda sama summat enda juurde endale tulemas. Nagu mitte isegi tagasi, vaid lihtsalt endale. Nagu maksan 10 eurot, näen, kuidas ma võtan vastu 10 eurot. Nii äge. Sest iga tunne ju loob, eks ole. Tunne ja mõte loob. Kõige rohkem tunne, sest isegi kui mõte on nagu, ma olen rikas, aga tunne on, et see on vale, ma ei ole rikas, ma olen vaene, ma ei vääri rikkust, siis me ei saa ju vastu võtta rikkust, eks ole. Et tõesti nagu harjutada vastuvõtmise tunnet. Harjutada tõesti nagu lubada endal tunda seda tunnet. Kuidas see siis on, kui näiteks sulle tuleb 100 000 eurot. Võta lihtsalt endal üks aeg, üks hetk ja pane omale alarm. Pane 1 minut, pane 1 minut, tunnetad ja kujutad ette, kuidas sa võtad vastu
100 000 eurot. Sa võid kujutada ette, kuidas see sinna jõuab. No sa võid seda lihtsalt juba seal oma pangaarvel näha ja lihtsalt tunda seda tunnet. See on sul seal pangaarvel. On ju? Ja lihtsalt kujutad, et nagu päriselt lubad endal tunda seda, nüüd ongi. Nüüd mul ongi 100 000 eurot. Ei lase endal kuskile mujale minna meelel, vaid vaatad edasi seda, mul on 100 000 eurot, tunned seda, mul on 100 000 eurot, mul on 100 000 eurot. Või no mis iganes, see võib sinu jaoks võib-olla 100 000 on juba lihtne, et võta siis 500 000, on ju, võta miljon. Et jah, aga muidugi mäletate, see on oluline, et me nagu tunneme ennast suhteliselt turvaliselt seda luues, et kui meie närvisüsteem ütleb, see ei ole võimalik. Et nagu peab olema nagu see, et me oleme võimelised, kujutame ette seda, et jah, tõepoolest, kuidas see siis on? Kuidas see siis on? Näiteks kui enne on juhtunud, on ju, enne on ju juhtunud. Miks siis nüüd enam ei võiks juhtuda? Eks ole, et nagu anname nagu endale võimaluse, et miks ka mitte? Oleks väge. Nii. Ja praegu vist rohkem meelde ei tulegi. Nii et võt nii. Tee oma energiajoondus ise täpselt sellise harjutusega, mis sulle siit meelde jäi. Ja anna mulle palun tagasisidet ka, kuidas oli see video, kas tekkis veel küsimusi, kas tekkis inspiratsiooni midagi ise siit teha või tekkis mingisuguseid vastukajasid, midagi inspireeris mingit vastukaja andma. Anna mulle teada ja ilusat päeva jätku või õhtu jätku, millal iganes sa seda vaatad.